Nii, tere Eestimaa! Oleme siin vaatamas Eesti meistrivõistluste finaalringi viimast 9 korvi. Toimuvad need siis Annikaru discgolfi pargis ja esimesed 9 kujunesid meil väga põnevaks, nii et vaatame, mis Back 9 meile toob. Minuga siin Markus Saarepuu. Tervist! Ja vaatame siis koos üle, kuidas Eesti paremad poisid mängu teevad. Et Front 9 oli ka juba päris sündmuste rohke, tiitlite peale mäng käib, nii et asi on põnev. Esimese mehena siis meil liiderpoolis Mauri Villman, tiim MVP ja meeletu 1040 reitinguga, et Eesti kõige kõrgema reitinguga mängija ja -32 skooriks. No nii, ja teisena Maiko Rimmel, tiim kes küsis, skoor hetkel 31 alla parri, et Mauris täpselt ühega maas ja väga-väga tahab seda tiitlit. Ja kolmanda mehena siis Mattias Villota, tiim Innova, reitinguks 1018 ja skoor -28 ehk hingab ka tegelikult kuklasse esimestele poistele. Ja nüüd Tartu kohalik poiss Roland Kõur, tiim Prodiscus ta esindab, PD-ga reiting 1024 ja skoor -24. Et Rolkul siin esi-9 natukene kehvasid breike oli, aga loodetavasti nüüd tõmbab ennast käima. Ja oleme rajal number 10, par 3, 88 meetrit, kutsutakse ka õunaaia rajaks. Et siin peamine mängustiil on see, et visatakse lihtsalt midagi ülikanget, ülikõrgele, kukub lihtsalt maha. Saab muidugi madalamat ka visata, aga peaasi lihtsalt, et siia kuskile korvi lähedusse kukuks, et tegelikult see on võrdlemisi lihtne rada. Ja ma arvan, et igaüks, kes siit peaks võtma midagi muud kui pördi, ma arvan, et vähemalt siit pundist ilmselt on üpris pahased. Ja, et siin viimased rajad on olnud sellised pikemad ja tuulisemad ja keerulisemad, aga nüüd tuleb vahel üks natuke lihtsam, kus ta kindlasti igameelset pördit tahab võtta. Ja Mattias üsna head võimalused endale selleks, kui kohe jala pealt loob. Ja, et see vise ongi täpselt selline, et midagi kiiret, midagi kanget kukub lihtsalt sinna korvi juurde ja ega ta sealt väga palju maapinnast mingisugust põrget või asja ei saa. Roland siin keskmaaga. Samamoodi kõrgelt, laialt ja kuku sisse. Korvi eest läbi, aga jääb siuke 7 putid, et aga pördi võimalus selles mõttes, et mida muud soovida. Ja Mauri siin tundub ka mingisugune kange asi on kotist välja võetud ja kõrge haiseriga teele läheb, et siin surub jälle päris pikaks selle, aga Mauri on täna OB-dega just sina peal olnud, siis kahjuks halvas mõttes, et õnneks siin praegu vedas. Ja selle raja avadraiviga on kindlasti ka see, et see parempoolne õunapuu, miks teda ka õunaaia rajaks kutsutakse, on siuke, mis tihti peale võtab viskeid kinni. Ja see on sellel rajal väga halb viga, mida teha, aga selle pundi poisid siin selle asja vastu ei eksid. Maiko ilusti sinna pulsa ääre peale ennast sokutab, et mida lihtsam putti siin endale jätad, seda lihtsam on, et Mauri seda kindlasti ei teinud, et tema on seal mingi 11-12 meetrit, aga puttimine on Mauri üks probleem ka. Väga napikas tegelikult, siukses küljetuules väga-väga hea putt tegelikult. Ja see on nüüd ka viimane siuke tuulisem rada, et kui sellega ühel poole poisid ära saavad, siis on vähemalt tuule näol see rada natukene lihtsam. Ja see tuule poolest lihtsam, aga natukene rohkem on siukest metsaseid tunneleid, et selle poolest läheb kindlasti raskemaks. Ja viimased tap-inid ja 2 pördit siit kirja saame. Ja liidri koht on meil jällegi jagamisel, nii et tundub, et ikkagi see meistritiitel on siuke asi, mille nimel mehed on nõus kõvasti pingutama. Ja 11. rada on siis par 3, 133 meetrit pikkust ja mängib ka päris keerulise par 3-na, et pördisid siit kindlasti võetakse pigem üsna vähe, kuna vise peab minema väga pikalt otse ja lõpus hajuma vasakule ja tulema umbes sinna kivide juurde maha, sest et maapind soosib ka skippi, et see on siuke täppis teaduse rada ja vasakul on ka OB, kuhu sa väga lihtsalt võid jõuda, kui jala pealt natuke eksid, et droon või lendorav või kes siis lendab, et selle pildist me selle kõik ära näeme. Et aga tegelikult, kui seda rada vaadata, siis ikkagi väga siuke reljeefne maastik, väga ilus jällegi, et Annikaru tõesti
pakub mitte ainult siis nagu hetkel ei paku meile ainult seda nii-öelda mängu vaatamise rõõmu, vaid pakub ka niisugust nagu üleüldist nagu lihtsalt visuaalset naudingut, et see tõesti rada on väga ilus, et kui olete Tartu lähedal, siis kindlasti tulge mängima, et see rada on super, seal on nii proasetus kui amatöörasetus ja nüüd siit 2 avadrive'i, mis ei ole just kõige paremini õnnestunud, et mõlemad said siuksed kehvad kikid, et vaata, mis nad sealt hakkavad välja võluma, et Roland äkki suudab nüüd parandada neid. See jääb ka kohe madalaks, aga see on selles mõttes hea viga, mida siin teha, et sul on ikkagi piisavalt mugav lähenemine, et parri mängida. Aga Maikol, ma arvan, tegelikult oli hea võimalus praegu Maurile pinge peale panna, et kui Maiko saaks siin ühe viske Mauri ees edu, et võib-olla siis oleks tal nagu rohkem trumpe, millega mängida, aga praegu natukene jätab Maurile ukse lahti, et vaatame, kas Mauri sellest uksest sisse ka läheb või on sõbramehe poolest, et veel jätab võtmata. Ei jäta ikkagi, see uks on lahti, siis Mauri ikkagi üldiselt paneb jala sinna vahele. Ja praegu ka, et Birdi võimalus ainsana pundist, et see kindlasti juba nii-öelda ka vaimselt mõjutab, et Maiko peab siin kõvasti vaeva nägema parri nimel, et Mauril praegu päris head seisud. Ja mitte ainult Maiko ei pea vaeva nägema, vaid Mattias peab ka väga kõvasti vaeva nägema, et siit see vise ei ole üldse lihtne ja nagu näha, siis tegelikult sinna nii-öelda lihtsalt platoo peale taga jääb, et sealt pigem parri ei päästa, et on siuke 25 meetrit korvile. Ja Mattias just Rahul ka öelnud, et kohe hele plaks sealt käis pärast seda viset, et tegelikult siuke nii-öelda nõme paugi mingis mõttes, et ta peab põhimõtteliselt lihtsalt jump putima korvi alla ja mängima selle 4, aga Maiko nüüd teeb suurepärase nii-öelda recovery viske, et paneb selle kätte sealt kaugelt pullikasse ja Mauril jälle elu natuke raskem, et kui ta teab, et nii-öelda Maiko on pulsais juba, siis ei pruugi ta sealt midagi võitagi. Ja Mattias siit, nagu oli karvata, alla viskab, et Roland samamoodi viskas sealt oma kohast lihtsalt korvi alla, võtavad lihtsalt parrid lähevad edasi ja nüüd Maurilt üks väga oluline putt. Ja saab. Ja täiesti ikkagi sisse see läheb, et siit Mauri võtab ühe viske Maikolt. Ja ütleme nii, et iga vise siin loeb ikkagi, et tiitli peale mäng ja viimane ring, siis ei ole seda golfi siin enam palju mängida, et iga punkt ja iga vise on väga oluline. Ja ülejäänud poisid siis 2 parri ja paugi, et pole kõige hullem, ütleme nii, et näitab ära päris hästi selle raja raskusastme. Ja nüüd oleme jõudnud rajale number 12, par 3, 100 meetrit, kergelt mäest ülesse, tahab sellist korvi alla jõudmiseks, tahab sellist tagantkäe üle minevat ja lõpus hajuvat viset, et siis ta jõuab sinna ilusti korvi juurde. Samas mängitakse väga palju ka lihtsalt eestkäega natuke õnne peale sealt suurest metsast läbi. Aga eks ole näha, kuidas siin meie poisid seda rada ründama hakkavad. Nii, vaatame siis Mauri esimese tee jala peale tagantkäega ründab, et seda rada lahendatakse nii eestkäega kui tagantkäega. Ja nagu näha oli, siis täpselt, natuke õnnetu kikk muidugi, aga hakkas jälle täpselt üle minema ja siis soovis see ketas, et seda tagasi teed leida. Ja, seal korvi taga oli näha, et siuke, ütleme nii, et teadjameeste komisjon neid viskeid oli hindamas, et suured isad kõik on jälgimas seda mängu seal. Jah, Grünwaldil nagu ikka sigaret suus. See on küll naljaga, aga Grünwald saab aru sellest naljast, nii et ja ilusti. Ja Roland tabab väga kenasti, loodetavasti nüüd ei jõudnudki lauset õpetada. Ikka siin need natuke saavad need puud kätte seda tagantkäiviset. Ja Mattias viskab ka mingisuguse keskmaa väiksest aiserist sirgu. See rada on ka hästi palju ikkagi siuke loto peale, et kui sul puudest läbi läheb, siis sa jõuad putile ja kui üks õnnetu puu sul sinna tee peale jääb, siis ta läbi ei lähe. Et Maikol ka nüüd jälle siuke keeruline scramble vise on jäänud teha, aga nendega on ta hästi toime tulnud täna ja vaatame. Jah, läheb sealt ilusti teele ja jõuabki sinna pullikasse.
et see vise hetkel oli väga-väga oluline, et siit midagi rohkemat kui par ei võtaks hetkel. Jah, ei saa, ütleme nii, et Mauri on ikkagi niivõrd kogenud ja siukse klassiga mängijad, kui seda sealt käest ära lased, ega ta siis selliseid vigu ei tee, et sa siin lihtsalt talle järele jõuad, et peab hoidma tuules, kui tahta siin nii-öelda kuldse medali peale mängida. Aga Mauri saab äkki isegi saab proovida, ei ole kindlasti kõige lihtsam koht, aga võimalus siit edu kasvatada. Ossa vana, mis putt! See on nii Mauri lihtsalt. Ebareaalne. Mitte midagi ei ole öelda, lihtsalt nagu sa arvad, et ta on väljaspool igasuguseid šansse, igasuguseid võimalusi, et sealt midagi sisse sokutada ja siis kuskilt Spike Heiser putiga lihtsalt ma ei tea, mingi 20 pealt sokutab sisse. Ja ütleme nii, et Matisele tehti siin hea demo ette ja grammigi maha ta ei jää, et väga kaunis putt siit kohe järel, et tundub, et poisid on saanud soojaks ja siuksed 12. rajaks võiks juba. Jah, aga ütleme nii, et isegi kuumaks võib-olla, et siin 2 sellist OCP putti on päris äge näha. Michael kindlasti nüüd vaja hakata kõvasti tööd tegema, aga 13. rada on siis 88 meetrit pikk, par 3 ja selle rajaga algab siukene lihtsam stretch nii-öelda, et siit 13-18 on tegelikult kõik siuksed rajad, kus mängijad pördisid tahavad võtta ja siit sa ka pead võtma, kui sa tahad nii-öelda mängus olla. Aga see rada soosib väga eeskäe viset, peab olema siuke kõrge ja siuke stooliv vise, mis siis lõpus kukub maha ja jääb ka sinna, kuhu ta kukub, et kuna ikkagi maapind alt järjest ära kaob, siis neid skippe sinna alla tuleb päris palju. Ja see esimene koridor on tegelikult siuke, et kui see siit läbi ei saa, siis on jälle see, et bogey põhimõtteliselt kõige paremal juhul. Et siit on vaja kindlasti läbi pääseda. Aga see vise tundub selles suhtes väga hea, et natukene pikk, aga ilusti ringis, et ülemise platoo peal selles suhtes alla mäge suhteliselt lihtne puttida ka, et midagi nagu hullu ei ole, aga mis sa arvad sellest, et kui näiteks, ma ei tea, Mauri pani selle meeletu putti ära, mis arvad, mis teised nagu tunda võisid selle ajal, et see võib ju mõjutada ilmselgelt seda nagu nii-öelda teiste seda mõtet ka, et Mauri viskas ju, ma ei tea, mingi 20 viskas sisse, et ta on tulnud ikkagi nagu sellest võitma. No ma arvan, et kuna ikkagi kõik 4 meest nii-öelda omavahel head sõbrad on, et siis mingisugust sellist üksteisele halva soomivist sellist ei ole, et ma arvan, kõik pigem vaatasid ja ahetasid samamoodi nagu meie, et kindlasti kõik mehed siin tahavad mängida tiitli peale, aga ma arvan, et sellist nii-öelda pahatahtlikust kelleski ei ole. Ma pahatahtlikust ei mõtlesin rohkem seda, et kas see mõjutab nagu mängu jah. Kusjuures ma arvan, et mitte, sest mulle on sellest puulist väga siuke mulje, et kõik on nagu väga siuksed rahulikud ja 2 jalaga maa peal, et ma arvan, nad on ikkagi kõik tulnud nagu siukest oma mängu mängima ja ma ei usu, et see mõjutab. Nad on sellised putte näinud iga päev. Ilmselt küll, et nüüd võib siin korraks neid viskeid kommenteerides, siis Rolandil väga suure tõenäosusega par on veel mängus, aga kohe, kui ta mingi puuhiki saab, siis enam ei ole. Et ja ei saanudki. Ei saanud ja keda sellest jääb ka. Aga nagu enne sai mainitud, et kui see sealt jala pealt esimesest käpist läbi ei mahu, siis on see rada kohe väga-väga keeruline, et ja siin seda Mattiase viset kommenteerides siis nägime, et ta hoidis sealt peast kinni igatepidi kuskilt täiesti X-käpist, jõudis sinna 8-9 meetri peale. Oota, see oli pördi, on ju? Jah. Okay. Väga hästi siit kasu lõikas ja Mauri ka, ütleme nii, et ei eksi ja ka võtab oma pördi siit ära ja Michael ka. Michael, ma ütleks, et see on make it or break it putt. Väga ilusti siis seda jääb, et siit, kui oleks Maurile veel viske andnud, ma arvan, et siin lihtsam osa peal oleks väga-väga raske anda püüda. Ja, et siin nii-öelda selle lihtsa osa peal Mauri vigade peale loota on kindlasti kehva, et Michael peab ise kõvasti mängu tegema ja kõik teised ka muidugi. Ja nüüd rada number 14, Saare rada, par 3, 82 meetrit. Selline pigem jällegi lihtne rada, aga võib väga lihtsalt muutuda väga raskeks rajaks siis, kui eksid sinna ees olevatesse puudesse. Et siin Saarel on ka hästi palju puid, mille tagant on suhteliselt keeruline puttida, aga pigem on ikkagi see, et kas eeskäega või tagantkäega mingisugune vise alla mäge hõljuma panna, nagu Mauri siin täpselt teeb ja põhimõtteliselt lihtsalt sisse tõsta. No jah, ütleme nii, et see vise räägib enda eest, et täpselt selline nagu vaja oli ja ütleme, et sisse tõsta see ka on. Ja mis oleks hetkel parem kui lihtsalt see, et sa
ketta korvi kõrvalt sisse tõsta pördi jaoks. Ja Mattias läheb jälle laialt. Jälle kasutab seda õnne. Päris mitmed korda peab täna peast kinni hoidma, aga tundub, et see peast kinni võtmine, siis need visked just õnnestuvad kuidagi eriti hästi, et ütleme nii, et kui veab, siis tuleb ära kasutada ja Mattias täna nüüd on hästi ära kasutanud ja tegelikult ainult mõned visked on maas, kui skoore vaadata, aga... Ja see peab ka nüüd läbi mahtuma sealt ja mahub ja otse korvi alla põhimõtteliselt. Ja mulle meeldis, kui Maiko pani ilusti käed selja taha ja lihtsalt vaatas ja võtab vastu selle, mis tuleb ja tegelikult tuli päris okei asi. Aga sa nägid seda keskendumist Maiko näol, kui ta hakkas viskama, et see nagu näha on, et mees nagu kindlasti. Nagu ta tahab, et iga ta vise õnnestuks. Ja muidugi. Rolkult siit ülilus vise, et tegelikult grupil läks väga hästi, paar sukest õnnega pooleks viset, paar täiesti ideaalset viset. Ja, aga skooril lähevad pördid kirja, nii et kui nüüd Maiko ka sealt viie pealt ära lahendab. Et see skoorikaart, pilte ei näita, nagu nad ütlevad. Ja, aga Maikol ka kindlasti on nii-öelda see tiitel silmes, et oleks nii-öelda Maikol väike paus discgolfi mängimisest oli ja nüüd tulla teha Eesti meistrikaid üle mõndade aastat ja siis siit kohe tiitel võtta oleks nagu väga kõva pauk, et... No ütleme nüüd, et Maiko on ükskõik, mis siit saab, ta on väga-väga hästi mänginud ja väga-väga tubli olnud. Ja poisid teevad väikse traditsioonilise ketikõllina ka siin, et vist esimene birdie frame. Ja 15. rada toob meile siis järjekordse par 3 ja pikkust 82 meetrit. Üsna selline eestkäe sõbralik rada, et mängitakse tihti peale sükest haiserist sirgu, mingit ketast ja nii-öelda korv väikse platoo peal. Rajal on paremal pool ka OB, kuhu tegelikult jällegi on väga lihtne jõuda nii puukikkidega kui ka siis, kui natuke kõrgeks viskad. Ja vasakul pool siuke tummine puude rägastik, et tuleb liini tabada ja siis on kõik hästi. Mis arvad, kas siit tuleb 3 eestkätt ja 1 tagantkäsi või 4 eestkätt? Ma panustaks 4 eestkäe peale, ma arvan. Ja Mauri jälle põhimõtteliselt ikkagi siin korvi lähedal on. Väga hea vise ja Mattias siin ka. Tundub, et tal on mingisugune veits kiirem ketas. Jah, millega ise tunned kõige mugavamalt seda asja tabama, et... Ja see nüüd peab hakkama tulema, saab väga paha kiki ka, et... Ja, mingi putter ikkagi on selles suhtes õnneks loodetavasti sealt kuuskede vahelt. Ütleme nii, et sealt nagu, see peab olema siuke meeletu putt, mille sa sealt sisse paned, et väga palju segavaid faktoreid. Vaatame, kuidas Maikol on kindlasti nüüd ka vaja siit vähemalt ringi saada, et siin tuules hoida. Tundub päris ka, ma arvan, et see on isegi parem ise väga hea ja see on ideaalne ise. Ilusti 4 meetri peal ja Maikol võimalus tagasi saada, aga muidugi Mauri teeb omalt poolt kõik, et oma edu hoida, nii et... Ja oligi 4 eestkätt. Täpselt nii ja Roland läheb see peab nüüd kuidagi mahtuma sealt läbi. Ei, see kikk ei olnud üldse hea. See on paratamatult OB ja jällegi siuke 20-meetrine putt, et see par päästa. See on ka siuke rumal koht, kus nii-öelda OB karistus võtta, et tegelikult tegu on justkui nagu lihtsa rajaga, aga need tulevad täitsa paratamatult ja pole midagi nagu teha, et need vead juhtuvad ja väga hea ürituse Roland siin tegelikult teeb, aga mitte täna. Ja... ütleme, et Mattiasel vist mingisugune liin on, kuigi me keegi seda ei näe, aga tal midagi silme ees on ja tundub, et täitsa oli olemas see liin, kuhu see ketas mahutada. Nii Mauril ka. Vaata seda nägu, ta ju ei eksi seda. Ja, pole võimalik. Ja kotis see on. Väga ilus. Et Mauri on nüüd ikkagi back 9-il nii-öelda pole putiga kordagi eksinud ja see on talle ka pika rohelise nii-öelda rea sinna ka toonud, et Maiko siit ka hoiab ikkagi veel oma võimalusi mängus, kuigi rajad hakkavad vaikselt otsa saama. Ja samas 2 viset vahet ja 3 rada minna. Tegelikult kõik on veel mängus, et igal rajal on lihtne pördit võtta, aga samas ei ole ka nagu raske eksida, et see lõpplahendus kujuneb väga-väga huvitavaks. Ja nüüd siis tulebki kohe siin 16. rada, par 306 meetrit allamäge. Selline
soosib niisugust tagantkäe keskmaa kettaga viset, mis väga lõpus ei haju, et on pigem sirge ja siis lõpus võib-olla mingisugust hajuvust näitab, et aga siin on mõned puud, millest on vaja mööda navigeerida ja lõpuks on see, et ei tasu pikaks otse visata, sest et seal tulevad niisugused väiksed oksad ja asjad tulevad mängu, millest ei saa põhimõtteliselt mööda puttida. Ja see vise tundub ju täiesti korvi all olevat. Ründas isegi korvi. Ja ilusti 9,5 meetri peale, et... Jah, et sealt sai niisuguse päris ränga skipi sai, et aga ütleme niimoodi, et seal ilusti ringis olla ja Mauril on hetkel putt ka väga hästi töötanud. Ja, Maiko siit tundub, et jääb võib-olla natuke kangeks, aga... Sama puu ju. Jah, väga hull, et siin hoitakse praegu. Puu tegi päris palju head Maikole, et oleks isegi võib-olla ühe viske säästnud, et... Jah, selleks eriti aga olnud, kui oleks puupõrkes sisse läinud, selleks väga rets on. Mati siis rotiga viskab sinna. Jah, ja vaata, see lendab ilusti sirgelt ja nüüd lõpus siuke väike hajuvus ja tegelikult täiesti korvi, mingi 5 peal. Ja siia mõni pundi parim vise, et vaatame, kuidas Roland peale eelmise raja siukest tap-inni tundus üsna siuke muserdatud juba, et loodetavasti siin saab tugeva lõpu teha ja ikkagi positiivse sõnaga seda võistlust meenutada pärast, et... Ja, aga natukene sirgeks see ketas jääb ja natukene madal ta on, et tuleb üks vähe pikem putt ära panna. Ei teagi, kas ketas oli kelbas või jäi siis natukene alahindas tuult, et... Mauri siit. Kuule, aga see teeb asjad päris põnevaks. Nüüd on Maikol vaja see putt sisse saada. Tundub, et ka Mauri on ikkagi inimene, et närvi alla ma seda võib-olla ei paneks, aga ütleme nii, et eksib ka tema ja praegu Maikol suurepärane võimalus. Ei ole üldse lihtne putt, aga... Aga saab... Ja saab! Oi, kõva, väga lahe. Et rolku viske kohal siin ma pean vabandama selle pärast, et mina arvasin, et see jäi lühemaks, aga see tegelikult tuli täiesti ilusti mingi 7 peale, 8 peale ja sealt ilusti pördi võttis. Et aga nüüd see on väga huvitav, mis siin toimub, sest et -37, -36, -32. Et see saab olema põnev. Jah, et ongi 2 rada minna ja 17. rada meid ootab viimane par 4, siis tegu 160 meetrise rajaga. Par 4 kohta tegelikult ei olegi niivõrd pikk ja mängib siukest allamäge üsna terve tee ja on täiesti võimalik iigel võtta ja siit 4 päeva peale, ma arvan, päris terve hunnik neid iigleid ka võeti, et selles mõttes sellist score separation'it võib siit tekkida päris palju ja soosib tagant ka viset mingisuguse kas siis fairway või siis driveriga, mis hoiab pikalt sirgelt ja lõpus feidib, et greeni peal on ka palju puid ja tegelikult kui sa tiiala pealt eksid, siis on ka ikkagi väga kõva siuke scramble ees ootamas, et fairway ääred on väga kitsad ja tihedad, et ja vaat siit näeb tegelikult päris hästi rahvast ka, et ikkagi on kogunenud vaatama seda lõpplahendust ja Maikol on vaja Maikol oli vaja puhtalt siit läbi saada, aga kahju. Tundus kuidagi Maikol oli viskeliigutuse veider või et kas teil äkki jalg kinni kuskilt ei tea, aga natukene midagi oli teistmoodi, et lihtsalt siin see hetkel ei õnnestunud ja tegelikult siuke tobe eksimus selles mõttes, et see võtab kohe mängust välja sind, et... Ja Mati seal, kui see nüüd mööda mahuks sealt, kui kaunis see on. Jaa, väga hästi. Ja nüüd ta putibki, sealt putib 2, et väga hästi visatud. Ja nüüd Rolandi kord siis... Tegelikult see tiiv ise iseenesest ta ei ole midagi keerulist, aga ongi see, et sa pead tabama, et see rada sul mugavalt läheks, et nii kui siin scramble'iks läheb, siis on see pigem suuremad numbrid kohe tulemas, et Rolandil ka tegelikult täiesti soliidne ava, et iiglit küll ilmselt ei mängi, aga ilusti keskele selles suhtes. Lihtne pördi tundub olema. Sealt jah, et korvi alla vaja läheneda ja... Aga nüüd Mauri vise ikkagi, et ei ole tal ka lihtne, et ta teab, et tal on praegu hea võimalus siit eelis võtta, aga ei paku Maikole siin mingit varianti, aga... Ei anna jah, et siin... Jääb küll gramm kitsaks, aga ta on ikkagi nii palju kaugemal. Muidugi ei tea, kui seal täitsa kehva koha peale kuskile 6 alla see ketas lõpetas, siis võib olla sealt pördiga tegemist, aga siin peab Maiko tegema suurepärase viske, et veel pördi lootused hoida.
aga see on natuke lai. Laiaks see jätas ja kuidagi läbi mahtuma sealt. Ja kuskile sinna äärealadele ta jõudis, aga kindlasti mitte lihtne, et nagu näha on siin tegelikult Kas teid isegi parri saab on küsimus? Jaa, aga kui ta siit parri saa, siis toob Mattiase veel mängu. Jaa, tõsi. Et vaatame, ei ole lihtne koht, et siin iga meeter ka loeb ja aga tundub, et ikkagi piisavalt lihtne koht. Et oli ikkagi seal isegi väike nagu siuke rann. No ma usun, et rannimõnda seda läks ka tegelikult. No kindlasti jah, et tal ei olnud sealt mingit muud soovi, kui see ketas sinna korvi susata. Ja tundub, et Mauril ikkagi mingi madal liin siin on ja tegelikult ta on korvil niivõrd lähedal, et siit on mingi 35 meetrit korvi, nii et ma arvan piisavalt hea koht, et pöördit mängida. Ja see on täiesti korvi all. Et selle viskega midagi ei taha nüüd öelda, aga ilmselt Mauri endale väga mugava eduseisu tekitab. Ja kuigi viimane rada on meil juba nüüd ette rutalt ütlen ära Saare rada, kus võib ka igast pulli veel juhtuda, nii et täiesti kindlalt ta tunda ei saa, sest nüüd Rolko teeb ka veel paha eksimusi, et tegelikult lihtne jumput lähenemine, aga siin neid puid on piisavalt, kuhu kinni takerduda ja ühedega üles leiab. Ja see on nüüd Mattiasel väga oluline putt. Tõesti niigli putt, võimalus mängida teise koha peale. Jaa. Nagu ise ütles hea putt ja kahjuks seda ei olnud, et irooniliselt ta muidugi seda ka ütles, et aga nüüd ma ütleks seda, et Maikol on comebacker päris kaugelt. Ja ütleme nii, et ega sellega esikoha mäng pigem on otsustatud. Et see tegi selle natukene lihtsamaks. Kahju selles mõttes, et Maiko tegelikult oli ju tubli see ring ja tegelikult väga hea skoori mängib, aga jääb natukene veel puudu, et Mauri siin ta pingutas, selles suhtes ta pingutas ja ma arvan, et ta pingutab viimase raja ka ilusti, et aga natukene see just selle raja esimene vise ilmselt seda raskemaks tegi, et Mattiasel ka veel tegelikult jääb ikkagi siuke keeruline putt, aga saab selle sisse ja ütleme nii, et tegelikult 3 viset, et kõike võib veel juhtuda, aga ikkagi Mauril on selle pördi, vaata. Aga nüüd tulebki 3 viset siis, et ütleme nüüd kõik võitmed on Mauri käest, kui ta ise täitsa ära ei plähmerda, siis ei ole varianti, aga teise ja 3. koha peale on meil natukene siin rohkem võib-olla heitlust nüüd, et Mattias on tegelikult väga ilusti sabas püsinud ja nüüd Maiko väike eksimus kohe ta mängu toob. Ja nüüd jõuamegi siis Eesti meistrivõistluste viimasel rajal number 18. Saare rada, nagu Mikk enne ütles, on siis võimalik siia ette seifi mängida. Näeme seda OB tokke, et kui siia nii-öelda Tiiala poole mängid, siis saad seifilt mängida seda, aga ma arvan, et siin mitte keegi seda tegema ei lähe, et kõik lähevad siia korvi alla viskama. Küll aga on see saar umbes 10 meetrise diameetriga, et väga lihtne. Ta ikkagi ei ole eriti siis, kui on viimane rada ja viimased olulised viskad. Aga vaatame, kuidas ja Mattias viskab. See on nüüd oluline vise, et kui see Saarel ei lähe, on Maikol pigem pingevaba. Tundub väga hea. Aga see on Saarel kindlasti. Skippi ei saa, aga väga hea vise ikkagi. Ja kindlasti need kõik mängijad siin, see Saare rada on ka siuke, et põhimõtteliselt pördi või boogi, et tahaks ju lõpetada meistrikad nii-öelda hea emotsiooniga ja hea viimase rajaga, et vaatame, üks mees on Saarel, kuidas läheb teistel. Kas see nüüd võib olla Mauris nende tiitlit kindlustav vise? Vaatame, kas see päris pikaks tundub see. Aga jääb sisse või? Ja jäi sisse ilusti. Sellega on asi tehtud. Sellega on asi tehtud, jah. Aga ütleme nii, et põnevad visked ootavad meid alles ees. Et vaatame, kuidas Roland ikkagi tema jaoks võib-olla natuke pika ja raske päeva lõpetab, et üks pördi sobiks siin hästi. Aga see nüüd läheb väga madalalt ja siin on aga sealt saab vaja loota skipi peale. Ja sealt tulebki skipi. Ja nüüd istu nüüd ka palun jää maha kuidagi. Jääb ikka. Pakkusin lõpuni seda. Pika mõtlemisega see ketas oli, aga tundub, et Roland kohaliku mehena teab neid skippe ja rolle, et oli täpselt 25 sentimeetrit veel ruumi endale jätnud seal. Ja nüüd Maikol mõtleks, et on jälle üks väga oluline vise, et see kui see sai lifti või? See nüüd läheb väga kandma. See tuleb pikaks. See tuleb väga pikaks. Jah, tuli vist kaameramehe jalga vahelt siit läbi ja isegi vette. Kuidas siin see reegel üldse mängib? Äkki on niimoodi, et siin on vesi on minu meelest tavaline OB
ja siis ta saab võtta sealt vee juurest meetri sisse. Okei, et nüüd on ju see, et Mattias on saarel, kui Mattias võtab pördi ja näiteks Maiko ei putti seda sisse ja võtab bogey, siis meil on viik. Tõesti, jaa. Et ikkagi Mattiasel praegu on nüüd kõik võimalused ja Maikol on tõesti õnnetult see 2 viimast rada siin välja kukkunud praegu. Muidugi on võimalus ju hea putiga see turniir lõpetada. Vaatame, kuidas Maiko teostab selle. Tundub hea. Natukene läks sinna vasakule poole. Aga nüüd on meil ikkagi otsustav Mattiase putt ja vaatame. Ütlekski niimoodi, et siin 9 meetri pealt vaatame, kas... Ui, kui halb! Ja ei oskagi midagi selle peale öelda. Mattiase lause lõpetan niimoodi, et see võtabki selle võistluse kokku või kuidas ta ütles? Eks see on vast natuke üle pandud, et tegelikult Mattias on hästi mänginud, aga see Mattiase reaktsioon ütleb siin kõik, et viimane putt tegelikult 9 meetri pealt teise koha jaoks ja paned selle otse südamesse, aga korv lihtsalt ei võta vastu, et kahju, oleks näinud siin äkki põnevad ümbermängu veel, aga see oli väga kurb ja siin sellega on kohad paigas. Sellega on kohad paigas. Ja Mauril siin veel võidumehe putt sisse panna, et tundub, et läheb seda ikkagi sisse viskama, mitte alla viskama. Ja kotis on. Ja Eesti meister discgolfis 2025 MPO divisionis Mauri Vilman, palju õnne. Ja 2-kordne pani, et palju õnne Maurile. Eesti meister 2025 Eesti avatud klassis Mauri Vilman. Ja siit Timo Juursalult ka oli ikka viisakas ja ilus õnnitlusid. Palju õnne, Mauri. Ja tegelikult ka kõik teised ju tublid olid, et Maiko andis siin vägeva lahingu ja Mattias ka kuni viimaste korvideni hoidis seda pinget, et nii on, Maiko teine, Mattias 3, samamoodi palju õnne medalistidele, et väga lahe ja Rolko ka tegelikult, kuigi ilmselt tema jaoks ei olnud ring kindlasti meetmööda, siis tubli olid ikkagi. Jah, et Eesti meistrikate liiderpool on tubli tulemis ikka. Ja sellega saamegi selle võistluse kokku võtta. Jah, Mattiasel natuke vist on selle viimase võtu pärast pettunud, aga hullu tegelikult tublid poisid ja ilus tulemus, et siin veel väiksed kätesurumised ja õnnitlused ja just, ja vaatame siin seda autasustamist ka ilusti, 3., 2. ja medalid kaela ja tegelikult vaata, kui noor on meie poodium, et poisid ju kõik alla 24 aasta, kui ma ei eksi. Nii on. Selleks on ei keegi muu kui Mauri Vilman. Ja ütleme nii, et suutis kõikide ootustega ikkagi kaasa tulla ja enne võistlus suur favoriit oli ja favoriidi koormatega suutis kanda. Just ongi see sama, mis ma tahtsin öelda, see favoriidi koorem, et tegelikult kõik arvasid, ta võidab ja see, et ta tuli ja tegigi. Et see on ikka väga äge. Nii et veel kord vaatame selle top 12. Siin on isegi üks tuttav nimi. Ja siin on tegelikult päris palju tuttavaid nimesid, aga ütleme nii, et olid vahvad Eesti meistrikad ja ütleme nii, et palju miinust on siin mängitud nagu näha ja kindlasti ütleme ka omalt poolt korraldajatele ja kõikidele osalejatele tänud ja täname kõiki vaatajaid, et oli vahvad ringid ja jääme järgmist aastat ootame, nii et täname. Aitäh ka minu poolt ning ega muud midagi kui näeme. Näeme rajal. Tšau!